ma sain su sõnumi kätte, aitäh mees, kuid mitte läbi sinu. Ja mitte sellepärast, et ma oleks hoidnud sinu suunas kätt ees, vaid su tongi püssilasud kõlasid üles mäkke. See on köievedu, isegi põhiline põhjus, miks ma oma vlog'i pole praegu teinud, on see, et viimasel ajal mul ei ole kerge olnud, noh, ütleme nii. Praegu selle tuulega võideta, mis mul siin kõrval puhub, aga ma ei saa sinna midagi parata. Ops, keegi on mu taga. Tuleb eest ära, ops. Vaat nii, jube pime ka muidugi, aga näe, puum. Viimasel ajal on kuidagi veits rasked ajad olnud ja nimelt praegu pääsesin põhimõtteliselt teist korda noatera pealt, ehk siis ma lihtsalt ma ei ole väga tundnud, et ma tahaks midagi rääkida või et ma oleks mingit tahet midagi teha, ega ma ei ole väga midagi teinud ka. See on teine probleem. Aga põhiline, mis on see, et miks ma noatera pealt just pääsesin, oli see, et pilt jõuan kuu elektriarvet ära maksta. Ning ma praegu lähen seda ka parandama, et seda lahendust selle leida. Aga see on nendest üks põhjustest, miks ma olen veits nagu tujust ära andnud ja ei ole leidnud endale seda, mida ma tegema pean. Sorry, sellepärast ma käisin korraks ema juures töö juures, seal see töötab kehastuudios, siis ma pidin seal sisse minema, ma ei hakanud seal väga filmima, sellepärast et seal olid teised kliendid ka. Aga igastahes, kus ma poole lein, on see, et on praegu sellised rasked ajad, püüan nendest kuidagi läbi saada, töö otsimine ei edene väga või vähemalt ei ole veel tulemusi andnud ning ma ei teagi, kas ja kuidas, mismoodi ma nüüd läbi elan selle perioodi, aga saab hakkama ikka, peab kuidagi positiivset meelt hoidma ja ei tohi kurvaks lasta ennast, sellepärast et sealt need halvad mõtted algavadki. Sain selle elektriarve asja lahendatud, nüüd on veel paar nipet-näpet asja, aga nende pärast ma ei muretse nii palju, sest mul on kõige suurem mure kaelast ära. Ma filmin praegu telefoni pealt, eks ju, nagu ikka, sest et mul on selline budget projekt, see värk. Aga miks ma veits pabistan või nagu selline raske on käia niimoodi filmas, on see, et mul ei ole telefonil case'i ümber praegu. Ja minu meelest see telefon nagu näeb väga ilus välja ilma case'ita, aga lihtsalt kui ma pean ühe käega filmima või filmin parema käega, mis ei ole mu tugevam käsi või nagu dominantne käsi, siis tekib selline veits kahtlusi endas. Asi, mis on see, et miks ma ei ole väga filmida, on see, et esiteks ma pole väga väljas käinud ja teiseks on see, et ma püüan tedest kuidagi üle saada sellest, et ma nagu ei häbeneks seda asja ja et okei, see tundub teiste jaoks imelik, aga minul see on nendest savi. Sellepärast, et ei nemad tea mind ega mina tea neid ega võib-olla teavad, aga mis siis mina teen seda enda pärast ning mind ei tohiks mõjutada teiste arvamusi väga. Ja nüüd hiljuti just küsiti jälle, et millal meil järgmine osa välja tuleb ja millal ma jälle midagi teinud olen aga siis ma pidin kurvastusega ütlema, et ma ei ole veel mitte midagi teinud. Vahepealselt ei ole vist midagi filmid olnud. Aga öeldi sellegipoolest, et ei ole siuke awkward vaadata või nagu ei ole siuke ebamugav vaadata ja mingi täitsa mõnusad on. Ja see andis jälle innustus veits juurde ja isegi näiteks see praegune tänane lambine päev, mis mul on, lihtsalt mõtlesin, et ma teen igaks juhuks. Nagu näiteks alguses näha oli see siuke artsi klipp bussisõidust. Aga see on lihtsalt püüan midagi uut proovida. Et see eks näis. Aga nüüd tuleb minna või korraks poest läbi homse raames ja siis koju tagasi. Vaene Audi on tuli põlema jäänud ja kedagi ei istu autos. Aku saab tühjaks niimoodi. Rääkides aku tühjaks saamisest, siis ka telefon hakkab vaikselt tühjaks saama 15% aku maximum power saver peaaegu peal, sellepärast et kui ma täiesti extreme power savingule panen, siis kõlbab see kaamera kotti ära. Aga seoses homsega, mis homme toimub, homme tuleb kallis neiu kuskilt kaugelt tagasi
kuskilt Itaalia ja Prantsuse piiri pealt. Ennal aega on ta seal niimoodi suusatamas olnud ning mind siia üksinda. Sellepärast on mul ka natukene pomsilik välimus. Ei ole viitsinud ennast. Noh, eks ma mind nädala alguses vist ajasin abet, aga ütlen need mingi viimased 3-4 päeva kohe kindlasti ei ole viitsinud. Ja siuke mõnus vahepeal siuke poissmehe elu elada. Aga lõpuks hakkab ikka igav, jah. Aga täna on reede. Jaa, homme juba saab. Ja ma muidugi vabandan selle eest, kui ma vahepeal hüppan ühest teemast teise ja räägin täiesti nonsense juttu ja vahepeal ei jõuagi pointini. Ma tean, et osad on mulle seda juba öelnud ka, et ma seda teen, aga ma püüan ennast parandada. Ma püüan ennast kuidagi vaas hoida ja siuke oma OCD-d või seda tagasi hoida ja rääkida kuidagi rahulikumalt ja ühe teemaga lõpuni jõuda ja siis rääkida jälle järgmist asjast. Aga see on kõik work in progress, nii et ma ei saa aru, mis toimub. Minut tagasi oli siit täitsa tühina. Ühtegi autot ei sõitnud. Nüüd teil on siuke liiklus või. Saa korralikult rääkida, ma loodan, et te kuulete, kui ei kuule, siis ma pean muidugi subtiitrid olla. See ei ole mitte mingi probleem. Ahvatleb. Ootame bussi, nii et loodame, et see tuleb peagi. Siin Vineeri peatsus ei ole bussi aegu. Siin lihtsalt ei ole. Ma võin kohe näidata, et siin ei ole bussi aegu. Mingi buss tuleb, ma ei tea, mis on 32 eest, mul abi ei ole. Siin ei ole bussi aegu, ainult linnade vahel siin inimesi ajal on. Linna sidestringide aega siin ei ole. Okei, me oleme väga kriitilisel tasemel praegu. Mingi räige muda hukkis. Nii. Me oleme väga kriitilisel tasemel sellega, et meil telefonil on 8% akut ja ma pean minema praegu raha sisse panema. Poes käima ära ja koju jõudma. Nii et kui enne me ei jõua teiega rohkem rääkida, siis kodus jõuab. Kõige halvimal juhul näeb circa 15-20 minutit võrdsust. Kas ma olen öelnud ennem, kui tüütu on poes mingi vetsupaberi või majapidamispaberi valimine? Siin on nagu lõpuni välja neid ja need on kõik erinevad hinnaklassis. Aga trikk on selles, et sa pead vaatama palju rulli hind on. Rulli hinna järgi saad sa tavaliselt teada. Näiteks mina võtsin 60 senti rull. Nii saad teada, milline kõige rohkem kasulik on. Läheb vist andmiseks, kui sa tuled poest välja suure paki paberullide, pipra ja kondoomipakiga. Aga ei, peab ütlema, et Eesti inimesed on julgemaks läinud või kuidagi avatumaks selle kondoomide ostmisega. Nii palju, kui mina neid olen pidanud poest ostma, siis praegu mul jah ei olnud partnerkaarti, ei saanud ise teenusse minna, pidin leiti minema, aga just seal ridade vahel, et see valimine, kus sa pead võtma lihtsalt leitist, siis tavaliselt nii palju, kui mina märganud olen, on inimesed püüdnud teha ikka niimoodi, et jumala eest keegi ei näeks, et ta jumala eest võtab. Aga minu meelest see pole üldse kuradi häbenemise asigine. Mis seal häbened on, et sa neid kasutad? See on ju safety first. Näiteks oli üks inimene läks, võttis mingid libestid sealt ja mingi kuradi üks noorpaar, 2 inimest valisid seal kahekesi millisid võtta ja minu meelest jumala okei. Oi, meil läheb napiks läheb. Näitab praegu, et 6% nagud. Kurat, mul on 3 peatust sõita ja 2 minuti pärast teeb buss. Tahaks koju ära jõuda, ma ei taha, et telefon välja tuleb. Loodame. Arvalt jõuab. Ja näed, buss juba tulebki. No jah, tegu oli vale bussiga. Ma vaatasin vahest. Pluss see vendi püsib Eestile. Aga ei, tõmbas põuest oma 1,5 džinni välja ja minek. Pean ütlema, see, et ma täna filmida otsustasin, see on kohe esiteks see, et ma saan elektri ära makstud tõestis mu töö, aga see, et ma otsustasin filmida täna ja võtta kokku, et kas või mingist lambidest asjast natukenegi midagi teha. See on ka mul juba väga palju varemaks töö teinud, nii et nüüd ma saan koju minna kohe, monteerida kokku selle ja näe, nüüd buss tuli. Juhuu, ma jõudsin koju, yeah! Aga nüüd, fuck,
See on see, kui lähed poodi ja sa ei võta kotti kaasa. Hahaa, vola! Nii, lõpuks ometi. Elusalt kodus ja meil on ilusasti 5% akut veel ikka alles. Tahtsin veel rääkida, et mida ma siis vahepeal teinud olen. Aga kuna ma mõtlesin, et ma teen seda kuidagi, siis püüan rööprähklemist harjutada ja seda siis mitu asja korraga teha. Ehk siis ma samal ajal, kui ma siin nii-öelda oma aineid kokku keeran, siis ma seletan teile, mida mina siis nii kaua teinud olen. Nii et stay tuned! Tere tulemast Rauneri kööki, et täna me paneme musta pipart sidrunipippa topsi. Eks ole. Vahepeal teinud olen. Ega tegelikult otseselt midagi suurt teinud ei ole. Põhiline asi, mida ma kogu aeg, nagu enne mainisin, olen proovinud teha või hiida on see, et tööga. Et ametlikult ma praegu tööl ei ole. Ja ta on selle ei tule ka raha kuskilt ja mille eest ma siis maksan oma asju, kui raha ei tule. Ma olen siin stressanud veits aega, aga nii palju kui seda kooli mul on, seda jääb ka aina vähemaks. Nüüd järgmist nädalast jääb veel aineid vähemaks ja varsti ei peagi koolis käima vaata. Käin seal koolis, aga noh, see tundub siukene hobikord olema rohkem, et seal ma käin jah sellepärast, et aega sisustada, mitte et väga midagi asjalikku teha. Ma ei saa lahti täna. Väga palju aega olnud kodus istuda. Kui ma niikuinii midagi ei tee otseselt, siis sõjavägi tulemas, siis võiks nagu trenni hakata tegema. Ja nii ma olengi nüüd uhkelt 2 päeva järjest juba, täna ei käinud, aga täna ma tegin puhkepäeva. Aga 3 päeva ja 4 päeva ma juba käisin jooksmas. Ma ei tea, millal ma viimati jooksin. Viimati ma jooksin vist mingi 1,5 aastat tagasi kindlalt, 2 aastat tagasi. Nii et kui ma esimene päev jooksma läksin, siis 20-minutiline jooks. Ja see piirdus sellega, et ma jooksin 3,6 kilta, mis ütleme nii, et alguse kohta oli väga hea. Mina olin õnnelik, et ma üldse läksin jooksma. Aga no, ega ta midagi väga uhket ei olnud. Ja siis ma jooksin selle ära. Jumala pops koos pärast, kui ei suutnud mitte midagi teha. Ja siis ma rääkisin veel ühe sportlasega sellel teemal. Siis ta ütles kindlasti, et nüüd sa ei tohi homme vahel jätta, et sa pead homme peale jooksma. Kuna mul olid jalad suht alused järgi, lihast alused, siis ma pidin kohe peale jooksma. Ja siis ma seda ka tegin eile ja see oli väga õige otsus, sellepärast, et kui ma eile juba jooksma läksin, siis ma jooksin 6,4 kilta. Ja ei jäänud vahepeal seisma, esimesel päeval ma jäin vahepeal seisma. Aga seekord ma jooksin järjest, mis see oli mingi 40 minta või mingi 40-50 minta kuskil seal jooksid midagi sükest. Palju parem oli, lõpus võtsin sprindi ka teha niimoodi, et ma Vaadleku tänavad viimase tänava otsa lihtsalt sprintisin elu eest. Ja kus juures mul ei on nagu sükest tunnet kordagi, et ma mingi räigelt ära oleks sundnud või midagi. Et sükest asjaga ma olen tegelenud. Õnneks seda lavapaigaldust, seda Funtime asja ja kõike seda ma olen ka teinud. Õnneks on mul see nagu olemas, et selles mõttes ma täiesti nagu tööta ei ole, aga ega ma seal ka väga palju ei ole käinud. Ma nüüd olen rohkem ennast push'id peale, et ma saaks nagu aprillis mingigi raha, et ma saaks nagu märtsi arved ära maksta. Oli juba siukene hetk vahepeal täitsa, et vahest sa mõtled ja muretsed ja bla ja siis üks hetk tekib juba lihtsalt see olukord, et sa ei jaksa enam nagu stressata selle asja pärast ja siis lõpuks oligi väljenduse eest, aga lõpuks oligi jumala pohhu juba kõigest. Ega see on nagu, ega väga hea see ei ole, sest siis sa nagu kaotad sihi ära selle suhtes, et ma enam üks hetk ei tea, mida ma selle elektriarvega teen, kuidas ma selle makstud saan. Aga õnneks rääkisin õigete inimestega ja sain selle korda. Aga ma sain oma ainet tehtud ja siis põhimõtteliselt sellega koondub ka see, millest ma nüüd rääkida tahtsin. Homme lähme vaatame põranda selle kapiliistu üle sõbra juures värvimas. Võib-olla homme saab ka filmi. Võib-olla tuleb 2 päeva järjest. Võib-olla tuleb, kurat seda teab. Mine hullu teha, Aga sellega ma piirutan kokku nüüd oma asjad ja lähen monteerima. Nii et olge mõnusad ja tšau, homme näeme.